tere! Uus projekt, Sprinter, siin. Vaadake üle. Hakkan kohe auku lõikama. Soojustuse panin ära juba. Ega rohkem ei olegi midagi. 4x4, 2019 aasta. Meie siin mööblit tee, soojustame, vesi, elekter. That's it. No nii, uus päev, uus projekt. Meie juurde on taas jõudnud üks 4x4 Sprinter, mille puhul siis me päris täisümberehitus seekord ei tee, aga teeme päris palju. Et masin praegu näeb selline välja, tühi, aga soojustatud. Et praegusel hetkel ongi siis mürasummutuse soojustuse jõudsime ära teha. Paneme siia paika ka hulgaliselt tehnikat, aga seinad, lagi ja kogu mööbel teeb siis klient ise, et talle meeldib nikerdada ja mööblit varem ka teinud. Saab teha täpselt jooksvalt oma aja, oma käe järgi, oma disaini järgi. Oma disaini järgi võiks niikuinii teha. Aga mis me siis siin teeme, ongi soojustamine, mis on enam-vähem tehtud. Taladel vaja kõik kinni teipida. Siis küljelaiendid voodile mõlemale poole. Katuseluuk, markiis, päiksepaneelid. Ühe rattakoopa peale tuleb veesüsteem, teise rattakoopa peale tuleb elektrisüsteem, põhja alla paak, põhjaalused torud ja siis ka kogu kaabeldus, valgustid, pistikud, lülitid. Et paljud pistikud lülitid lähevad küll pärast mööbli sisse, aga me hetkel siis jätame nad siia kuhugi lihtsalt rippuma, kuhu nad pärast tulema peaks. Et siis kõik asjad töötavad, toimivad, kõik saab üle testida, me saame kõik elektriühendused ära teha ja klient saab siis vastavalt oma ajale, et kui tal seinad on tehtud, saab mingi asjad seina külge ringi tõsta, lagi on tehtud, saab valgustid lae külge panna ja nii edasi, et selline hübriid koostöö lahendus. Ühesõnaga, esimese sammuna oligi soojustus, nüüd siis lõikame kõik augud sisse, need samad küljelaiendid, katuseluuk ja aken ja siis ilmselt vaatame juba katusele päiksepaneele, markiisi ja muud nodi. Ei tea, mis juhipoolne ülemine kapp või? Kõrvalist juurde. Tähendab jah, kõrvalist. See võib jääda ka siia taha nurka. Siia? Ja kapp tuleb nagu täispikkuses. Eest taha. Okei. Kus aukude lõikamine läks? Ehk siis jah, šablooni järgi lõigatud auk oli ja siis mingites kohtades metall ei olnud piisavalt kaugel ja mingites kohtadest oli juba nagu liiga palju maha võetud, et jäi seda liimiserva näha. Aga kui selle ette liimiks, siis näeb. Mill tegi endal kõik jupid valmis juba, et neid on lihtsalt vaja nagu paika panna. Et siis siin on kogu see pundar, mis käiku läheb. Et meetrite mõttes 500 meetrit julgeks öelda, et läks käiku või? Julgeks öelda, et mingi 500 meetrit läks käiku või? Ehk siis, kui hakkate ehitama ja mõtlete või teete eelarvet, siis pange kaableid ka eelarvesse. Võib kohe mõelda küll, et mis need on paar juhet, aga... Aga kilt. Kilt kaableid läheb ikka. No siin on palju asju ka. Mul on veel üks leht on tegemata. Palju asju, 2 lülitit ja 2 valgustit ja... 2 on seal veel tegemata ja siin on ka see tegemata. No jah. Ülejäänud on peaaegu tehtud. Ühesõnaga jah, Mill ketras neid punte kokku terve eilse päeva põhimõtteliselt ja nüüd siis saab kõik oma kohale paika panna. Yes.
No nii, elekter nagu igas bussis tuleb ka siia bussi. Millil on kaabeldus lõpuks valmis saanud ja mul sai valmis tagune sein, koopakast, et nüüd saab hakata siia elektrit peale panema. Nagu näha, siis kaableid on päris omajagu. Nüüd elektriga ei ole muud, nagu ikka alguses on vaja kõigepealt paigutus paika panna. Et korra nagu ruumi poolest vaatasin, enam-vähem vist võiks mahtuda. Gramm võib-olla on vähem ruumi kui tavaliselt. Aga eks saab hakkama ja multiplussi on juba põhimõtteliselt paigas. Panin veel eraldi poldid siis läbi selle vineeri ja kere, et see multi oleks kõvasti kinni. Hakkan tegema paigutust ja inverter on paigas. Järgmise asjana mõtlesin, et paneks paika selle power-inni, nagu igas ehituses meil on tavaliselt, ja šundi ja testiks ära detailid. Et tavaliselt on siin, kui need otse külge panna, šunt ja see pealelüti, siis tavaliselt on nagu kõrguste vahe nendel. Ja ma olen varem teinud puidust distantsi klotsid vahele, vineerist ühesõnaga, aga korra proovisime käedis teha nagu õiged detailid, et oleks võib-olla veidi korrektsem, veidi kiirem ja vähemalt esmapilgul nad istuvad päris hästi. Just istuvad siia puugalt kruvikohtade peale. Ja just ongi vaja, sellele on vaja 4 tükki ja siis on vaja sellele pealelütile on vaja ühte platet. Et siis saab nüüd samasse tasapinda ja võiks olla palju korrektsem kui vineerist teha. Tervist, olete jõudnud Millenniumi pihitundi. Alustame siis sellest, mis hetkel geopoliitilisel maastikul toimub. Kõik, mis Iisraeliga, Iraaniga toimub, on muidugi meid kõike mõjutanud väga palju. Ja sellepärast me olemegi võtnud nüüd ette selle, et me paneme need küljelaiendid siia 4x4 sprinterile ära. Näed sa? Teipisin kõik siit kenast ära juba. Ja siis me üritame selle niimoodi paigaldada, et ta siit otseselt külgedelt välja ei pressi, sest siis äkki jääb lõpptulemus ka veidi parem. Ja siis hiljem lihtsalt nagu vannitubades ja köögitasapindadel me paneme siia lihtsalt siis kerge peenikese silliriba. Igatahes ma tegin veel
ääred viilisin kõik kenasti ära, siis ma värvisin need kõik üle, et vältida tulevikus äkki midagi roostega seoses, I guess, seda nad mulle ütlevad, ma ei tea. Ja nüüd ongi, paneme liimi külge ja siis me kasutame vist neid talasid. Ja siis me paneme need siia riiuli ja auto vahele, et me saaks mingi ühtlase pressi alla sellepärast, et see fiiber meil veidi nagu lainetab siit laua pealt, ei saa nõnda aru, aga siis, kui ta seal küljes on, siis ikkagi veidi lainetab, et siis me paneme need talad siia peale, paneme pressi alla ja siis äkki võiks olla natukene ühtlasem ja lõpptulemus ka parem. Ja see ongi kõik. Ja tegelikult see Iraani värk, see tegelikult ei puutunud teemasse, aga olge mõeldud. Que pasa, amigos? Nii, nüüd on niimoodi, et ma näitan kõigepealt seda. Me paigaldasime siis praegu selle teise küljelaiandi ka siis ära, panime ta siia hoidma ja kuna siis ma ei tahaks väga selle autos sees tööd teha, sellepärast et muidu see rapub ja äkki see tala kukub ära, siis ma võtsin endale sellise projekti nüüd, nimelt sellele sprinterile tulevad siis, ma ei tea, kui hästi siis näha on, aga tulevad sellised tuled ette, ehk siis need tuled, kohe näitan. Need tulevad siis siia iluvõre, kuidas kutsus seda? Igatahes mingi võre see on. Siia vahele, ehk siis ma pean siit võtma ühe lüli nagu ära põhimõtteliselt, teisel pool täpselt sama. Aga õnneks sellega tulevad kaasa sellised ma ei tea, kuidas sa ütled siis, adapter või nagu šabloon või igatahes sellised tükid tulevad kaasa ja need lukustuvad täpselt õigesse kohta, ehk siis ma pean lihtsalt seda joont jälgima ja lõikama siit ära ja teisel pool täpselt sama. Aga hakkasin seda projekti siin hullult tegema ja siis ma avastasin, et ega mul otseselt sellist tööriista pole, millega seda lõigata ja siis ma üritasin võtta siis tikksaetera ja tahtsin alguses ehitada sellele käepideme, et siis on veidi mugavam nagu käes hoida. Aga see mul väga ei õnnestunud, sest see läks pooleks. Ja siis ma tead niisama pulli pärast mõtlesin, et ma proovin kuidas, et kas ma käes, sest see on nagu plastik ja mul ikka nagu käes natukene rammu on, et veidi ebamugav hoida on, aga ma proovisin. Ja ma ei tea, kas näha on ja näed, sealt ikkagi juba sain ilusti saetud ja see võttis mul mõned sekundid. Ehk siis ma arvan, et ma saan selle käe lihtsalt enda käega ka ära teha.
et pole hullu midagi, et ei tasu, no mis teha, kui pole probleemi, on lahendused ja meil ei ole praegu seda täpselt sellist saagi. Meil on küll see Jaapani saag siin, millega oleks väga mõnus, aga see ei mahu sinna kahjuks vahele, nii et jah, ma võtan selle ja siis, kui ma seal saen, siis ma panen ka käima ja saate vaadata, kuidas ma seda möllan. Ja siis ongi, sinna tulevad veel säänsed, kus need on siin? Igatahes kinnitused tulevad, kinnitusplaadid tulevad ka veel sinna, ehk siis see vahe jääb täpselt seal päris hästi. Minu arust need plastik jubinad, mis nad kaasa on andnud, on päris mõnusad. Klõpsavad kohe sinna paika ja selle järgi saab kohe saagida. Nii et ega siin rohkem ma ei viitsigi lobiseda. Ma hakkan oma tiksaeteraga seda värki seal saagima, nii et jah. Peace, 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 peace out. Mustad katted on, aga mustad katted külge ei kata. See meie otsa läheb vastu maad. Meie otsa läheb vastu maad. Praegu. Nii. Tahab poole vist. Lõpuga tasa. Nii vist on oktav.
oleme nüüd saanud ühele poole kõigega, mis oli vaja teha katusel, ehk siis viimast korda sai peale tõstetud markiis ja kinni pandud. Peal on katusluuk, siis nägite meid lõikamas hunnik erinevaid alumiiniumprofiilitükke ja nendega siis sai paika pandud päiksepaneel. Siinkohal oli siis peamine eesmärk, et mitte midagi katusele juurde liimima ei peaks. Et kui see paneel näiteks kunagi peaks maha tulema, siis ta tuleb lihtsalt nendest originaalsiinidest poltidega lahti ja ongi kõik. Et siia sai pandud üks suur 415 vattine paneel ja siis 30-30 profiiliga raam ümber. Ilmselt kõige keerulisem koht oli just see väljamõtlemise osas, valmistamise osas ei olnud midagi keerulist, aga just see nurk, et ta tuleks ümber markiisi, et neid risti laita otse paneeli alla panna, mis paneeli, markiisi alla ei panna lihtsalt ei mahtunud, sest markiisi all ei ole nii palju ruumi. Ja niimoodi asjana siis läksid paika ka 2 tagumist tuld, mis siis, kui kuskil metsa vahel tagurdad, tõmbavad vähe valgemaks, et kuhugi kännu otsa ei sõidaks. Ja nii, sai nüüd esmase paigutuse paika, ilmselt umbes täpselt nii asja teavadki, ehk siis paak tuleb kuhugi siia tühimikku, kahjuks seda veel ei ole. Pump, paisupaak, külmaveekollektor, soojaveekollektor ja siis siit paisupaagi ja kollektori vahele panin ka ühe kolmiku, kus siis saab hakata külmavett tühjendama ja panen ka soojale veele eraldi tühjendus selle läbi põhja, mis siis muidu tuleb boileriga kaasa ja teoorias võiks olla ainult boileri nende otste vahel, aga tahaks ideaalis vältida ka olukordi, kus need kollektorid lõhki jäätuvad, mida on tulnud võib-olla korra ette. Ehk siis, et seda vältida, teeb väikse ringi sisse, ma arvan, et boileri enda jaoks ei ole sellest suurt vahet. Ja nüüd, mis veel ära peaks tegema, ongi need samad tühjenduskraanid, paika panda nendele koht välja valida ja siis, kui see on paigas, ma arvan, kuhu see alla tulevad. Kui see on paigas, siis kisub kõik laiali, hakkab sellele kollektoritele liitmike külge liimima, kisub teibid ära, kruvib asjad päriselt lõplikult kinni ja siis hakkab volikutele klambrid panema ja asju ära ühendama. Aga eks väike. Homseni. Mis siis ka ülekandvale meediamajale oli sõnum. Nägite, ei näinud või? Ma ei saa seda korrata sinna. Nägin. Mina vaatasin seda mängu küll natuke. Ütle, mis seal oli? Kuidas siis Pohlakute perekond peab ERR-il teatama. Tegelikult ikkagi arvanud, et meie avalik õiguslik ringhääling on natuke... Meniskist tükk väljas ja tee puhastati ära ja nüüd ta tagasi. Aga ta pole ainus, kes läheb ära. No see pikk poiss sai Kalevi mängus, see Issa Muhamed. Ahoi! Mulle anti siis täna ülesandeks siuksed integreeritud tuled siia esiperesse installeerida. Siia kohta nad tulevad ja olen siis natuke aega ajusid ragistanud, et kuidas juhtmed viia niimoodi, et võimalikult vähe esiotsa lahti võtta ja et jääks võimalikult teha see standardile või teha see moodi. Mul on väga lihtne, mul on juhe juba nagu mootoriruumi veetud. See tuleb ühendada nüüd sellise vahetükiga. See läheb põhimõtteliselt, need lähevad omavahel kokku siin. Ja jõudsin järelduse, mõtlesin, et äkki pean mingi tule eest ära võtma või mingi, ma ei tahtnud seda alumist tange osa ära võtta. Ja siis tegelikult vaatasin, et asi on väga lihtne. Siin on esimese kaamera juhe ja kust see on veetud.
loodan, et siin pimedas on näha ka. Valgust veits. Siin on siis tegelikult siuke nagu kummimatt või asi ja siit on näha ka, et siit on juba üks juhe veetud. Ja see matt jookseb ilus hästi selle nii-öelda stange tagant. Võib-olla on näha, siit on näha, eks see siuke kummimatt. Juhtmed niimoodi ilusasti veetud ja tulevad siis siit keskelt välja. Kõmm on samamoodi siuke auk. Auk on siin sees, et siis juhtmed läbi saaks. Nüüd on mul vaja siis kõigepealt see punane ja must juhe siia alla saada ja vaatasin ka, et mootorruumis on tegelikult väga mõnusalt ruumi. Siit on näha, siuke juhe juba jookseb ka siit tule alt läbi enam-vähem samasse kohta, kus mul seda vaja on. Ühesõnaga, asi tundub suht lihtne ja loogiline ja ma arvan, et tulemus saab päris vinge. Oba! Uskumatu! Aga kui musta ja punase juhtme ära ühendad, siis tuled tahavadki. No nii, lõpuks kaovaadatud kaunike ka kohale jõudnud, ehk siis see eritellimuspaak, mida juba korra mainisin. Ja ega tema puhul midagi erilist justkui ei ole, et näeb välja lihtsalt üks kandiline paak ja eks ta on ka lihtsalt üks kandiline paak. Aga meil olid mõõdud suht olulised, et kõrgus ei saanud olla üle 50, sest veepaagi täittava kõrgus on suht paigas ja seda ülespoole tõsta rohkem ei tahtnud. Ehk siis paak pidi umbes selle järgi tulema. Laius, koopast seinani, et võimalikult palju liitreid saaks ja nii pidi siis ka võimalikult kitsas. Et on enam-vähem ühel joonel ülejäänud asjadega, et kogu see kogu see garaažialune nii-öelda siis jääks ikkagi võimalikult suur. Ja pingid paaki oli, aga need olid siis juba oluliselt väiksemad või siis oluliselt suuremad, vähemalt mingis mõõdus, ehk siis sai otsustatud sellise eritellimuspaagi kasuks. Miks nad mulle veel meeldivad? Nad hinnalt on küll kallimad, aga esiteks nende korgid on väga head, et nende kataloogi paakidega kipub olema, et need korgid lekivad, eriti kui nad on külje peal või tagurpidi, siis nad tahavad nii rajut jõudu, et kinni saada, et tihti peale sealt vaikselt imitseb vahet läbi. Selle korgiga keerad normaalselt käega kinni, asi peab, et selles mõttes on väga head. Ja teine pluss, mis mulle endale väga meeldib, on see, et need paagid on paksu seinaga, ehk siis nad on tehtud sendipaksusest plastikust. Muidu veepaagid on umbes 3-millised vist, et see sent on juba nii paks, et siia saab kõiksugu liitmikud põhimõtteliselt otse keermega sisse keerata, et teed augu natuke väiksema, kui see liitmik ise on
ja siis põhimõtteliselt jõuga keerad sisse, see kermestab selle plastiku juba ära ja siis liimi vahele ja need liitmikud jäävad väga-väga tugevad. Ehk siis siia ma paningi alla vee väljavõtuava, siis see on suur nii-öelda tühjendusava, et kui sul on paak vana vett täis ja tahad kõik lihtsalt kiirelt tühjaks lasta, siis sa ei pea seda läbi pumba pumpama, vaid lihtsalt kraan lahti ja siit jookseb hooga maha. Ja siis üleval veepaagi täitava, õhutusava ja mopeka veetase mandur. Et jah, midagi keerust siin ei olnud. Nüüd kõik said paika. Paagi fikseerin siis alt nurkadega paagi taha, et siin natuke ruumi. Panin sinna veneeriribad vahele, et siis veeturud ja kaablid sealt vahelt läbi mahuks, mis siis hiljem lähevad teisele poole. Ja siia ülesse ka siis veel üks nurk, mis siis ei lase paagil ettepoole kalduda, küljele kalduda. Ja ilmselt kui siia voodi peale tuleb, siis voodi ilmselt ka veel hoiab seda kuskil siit veel kinni. Et see on väga tugevasti kinni. Et tegelikult nüüd võiks asjad testida, aga ma ei hakka seda enne tegema, kui Hans just asus Mustavee paagi kallale. Et kui tal on see valmis, siis ajab välja auto, laseb korraga mõlemad paagid täis, saab kohe ka kraanidest paagid uuesti maha tühjaks lasta, et jah. Mul on mingi teist ametikõnetus pakkuma, siis ma tean. Ametikõrgendus tegevjuhiks, katseaeg 3 päeva. Katseaeg ja siis tean no. Nice. Very nice. Kaasabki täis, crazy. 0,0 senti. Sensor välja ongi praegu 1,6. Mis see sentimeetri võtta? Ei tea. Kalle on piisavalt õiget välja ei ole. Stop. Miks ei tööta? Need on lahti selle pärast. Ma just keerasin kõik lahti. Idioot. Terega taun. Spetsiaalselt omarist vaatasin, ma kõik väga rosta pidin. Vaataks 65 prossa olema. Paagi alt nii palju veel. Okay. Minu omaga tundub hästi, ainult see toru vahelt, see mind ei häiri praegu. Kõik need liitmiku kohad on hästi. Olen selle vett sõnnikas. Ei imesta. See on küll parane suur kännis. Siimu pea mu palve maksab, kas tõrve? Läbivik! Kaamerasse ei tea palju jäi pärast segasuma suvila, aga tegime veetestimise ära. Kõik katusele luugid pidasid, poldid pidasid. Läbiviiguga oli hästi, küljelaiaditega hästi, Mustavee paagiga hästi, Puhtavee paagiga hästi, aga puhta vee siis nii-öelda süsteemis üks kraan, üks liitmik, siis siit vahel tuli päris usinasti ja ma tean, et see liikus mul siin ka liivimise ajal, sest see nii-öelda nurk peab siin päris õige olema, et ta ilusti kokku sobiks üle süsteemiga ja ilmselt ma siis liigutasin teda veel mingi hetk liiga hilja peal seda, kui liim oli juba hakanud kuivama ja siis sellepärast sealt usinasti välja tuligi. Aga väga hullu midagi ei ole, kõige tüütum liitmik, mida uuesti liimida. Aga mis seal ikka, ehk siis võtame selle lahti, liimime uuesti, paneme kokku ja siis tegelikult võikski sellega hästi olla ja nüüd Hans saab ka Puhtavee, Hans saab ka Mustavee paagi alla ära keerata ja siis tegelikult võikski põhimõtteliselt asjadega juba ühele pool saada.
No nii, näiteks ära, mille kallal ma siis siin küpsetanud olen vahepeal. Tegu on siis halliveepaagiga koos kõikide lisadega. Siit tuleb vesi peale, on soojustus ümber ja on ka sees soojendustraat, mis on siis ümber torude, et vesi siin toru sees ära ei jätu. Miks ta siukse imeliku kujuga on, haisulukk on meil siin paagi juures. Vesi tuleb välja siit poolt, kui tahab tühjendada, on elektriline kraan, väga mugav kasutada, võiks ka olla tavaline käega lahti tehtud kraan, aga kindlasti palju mugavam selles suhtes. Ja et vesi paagi sees ära ei jäetuks, on meil 2 tinni, üks ühel pool, teine teisel pool. Et siis siin ja siin. Ja siis need peaksid minema kuni 70 kraadini, et lähevad päris soojaks ja vesi, ma usun, et siin põhjas ära ei jäetu, paaki lõhki ei löö. Õhutusnippel kindlasti väga oluline asi. Voolik on mul seal auto külge juba paigutatud ja kindlasti üks tähtsamaid asju võib-olla isegi on paagiandur, täituvusandur. Näitab ära siis, kui täis hetkel paak on. Sellist andurit me kasutame vist esimest korda. Mina kasutan. Väga mugav oli paigaldada. Ja siin ta ongi nagu siin peal, pinnapealne. Ja paagi sees mingit traatega asju ei ole. Ta võtab siis mingi sensoriga veetaset. Jah, siuke ta on. Tükk tööd, aga kõik vajalikud on olemas. Kõik juhtmed jooksevad ka kokku siin ühte pistikusse, lihtsasti lahti ühendatav. Kui on vaja alla võtta ja puhastada seestpoolt, siis on nagu mõnus seda teha. Pluss tegin suht lollikindlaks asjad, kõik otsikud on erinevad. Et ei saa pärast imelikult valesti kokku ühendada. Nüüd on vaja pakk ainult alla panna ja siis ongi korras sellega. Näitan siis ära auto all ka, mis lahendusega ma hakkama sain. Suutsin teha raami, kuhu peale siis paak läheb. Ilma mitte ühtegi auku puurimata keresse. Kasutasin ära kärukanksu poltide kohtasid mõlemal pool. Ja siis tegin sellised bracketid. Hoiab siit üks diagonaal ka lisatoajaks. Siinpool ei näinud vajalikuks, kuna see on siin sellel nii lähedal. Veits on offset nagu näha. Keskkoht on umbes siin. Aga see on ainuüksi sellepärast, et summut on siin, et võimalikult kaugel siis summutist hoida. Siit jookseb ülevoolu koht või õhutusnipli või õhutuskoht nii-öelda. Voolik tuleb kuhugi siiamaani ja jookseb siis siit välja. Mida pikem voolik on, seda vähe tõenäolisem, et ta hakkab kunagi vett välja jooksma. Sõidu ajal tähendab siis, kui auto liigub. Ja mis veel siis, ega vist ei olegi rohkem midagi. Siin kasutasin ära neid auke, mis oli raami sees. Ja 4 keermelatti, me panime 10-sed, sest need olid käepärast võtta just. Ja 3x3-sed L-liitud. Need ei kunagi tööd. Teil aitäh. No nii, ja olemegi töödega ühele poole jõudnud, ehk siis teeme nüüd kiirelt lõppu veel väikse tuuri, mis siis päriselt tehtud sai. Esimene asi kohe, mis siin kohe silma jääb, ongi markiis, ehk siis sai paika pandud Tula Omnistori markiis koos siis välise LED-valgusega. Teine asi, mis ilmselt kohe silma jääb, on väike küljeaken, avatav.
ja kolmas asi, mis siit kohe silma jääb, on siis küljelaiendid. Ehk siis mõlemal poole said küljelaiendid pandud, üle värvitud, liimitud, seest soojustatud ja need vist annavad siis umbes 8 senti andsid äkki mõlemad juurde. Ehk siis päriselt kannatab ka vähemalt minu pükkusel inimesel risti magada seal. Siis auto etteotsa said pandud lisakaupuled, laseri omad ja auto tahaotsa said siis pandud lisavalgus tagurdamise jaoks, et kui kuskil metsa vahel manööverdad, siis kogemata kännu otsa ei sõidaks. Ehk siis 2 tükki siin. Ja siia poole külge siis veetäitava koos korgiga ja elektripistik. Väljast viimased asjad katusele sai siis pandud Kaarbesti vänment ja üks suur 415-vatine paneel, mille siis seekord mitte ei liiminud katusele, vaid panime siis bussi enda originaal siinide külge. Vot. Ja nüüd kui sisse liigume, siis ilmselt visuaali mõttes kõige suurem muutus on see, et sisu on nüüd must, ehk siis kogu sisu käisime üle Armaflexi soojustusega. Peamiselt 19 milli süvised said veidi õhemad, ehk siis 10 milli, ustes mõndades kohtades sai 10 milli ja väga palju läks siis ka Arma teipi, ilmselt mingisugune 20 pluss rulli. Et kogu metallpind oleks normaalselt kaetud. Lisaks siis soojustasime ära ka põranda, paar alumiiniumtala sai ka põranda alla ja siis selle peale läks 12 milline vineer, mille siis pärast klient ise paneb siia oma disaini ja visiooni järgi mingisuguse PVC materjali peale. Ja loomulikult siis põrandale ka koormakinnitussiinid, kuhu saab garaažis siis ilmselt motikat kinni tõmmata, aga eks saab ka muud kraami kinni tõmmata. Üks väga suur töö oli ka kogu kaabelduse tegemine siia autosse, ehk siis enam-vähem oli teada, kuhu ja mida on vaja. Ja meie töö oligi siis kõik need asjad ära vedada, paika panna, kõik asjad ära ühendada, ehk siis siin all puntras on näiteks näha, kus need on, siin on näiteks valguse lülitid, laevalgus. Laevalgus on ka, seda on sul paremini näha. Laevalgus ka timerdab. Siin on 220 pesad, siin on sigarisöötajad, siin on uspid. Ehk siis kõik asjad on paika pandud, ühendatud, ära testitud, kõik töötaks. Ja idee on siis see, et klient saab, kui hakkab mööblit tegema, seinu tegema, siis ta saab lihtsalt asjad korra lahti ühendada, vedada täpselt sinna, kuhu need lõplikult tulevad ja ise uuesti kokku ühendada. Et meie poolt on siis nii-öelda kaabeldus ja testimised tehtud ja siis tema saab asjad lõpule viia. Kaablid kokku, tegelikult oleks võinud kokku liita, ma tean, et mõnda vist 1,5 ruudust ainuüksi läks 300 meetrit. Et ma julgen arvata, et siin kokku on mingisugune 600 meetrit kaableid, mis tundub raju, aga neist väga paljud on ka varud, mis siis said pandud selle ideega, et kui tulevikus on siia plaanis veel mingi lisalamp panna või mingi uspipesa, siis ei pea selle jaoks kogu asja laiali mõtlema, et kaablid oleks olemas, sest ega see kaabel teab, mis palju ei maksa. Pluss, kuna ei ole kogu mööblite sisustus paigas, siis väga suure tõenäosusega plaanid võivad ka veel muutuda, ehk siis on hea, kui kõik varud on igal pool olemas. Siis kohe elektriga edasi. Sai paika pandud kogu elektrisüsteemi nii-öelda siis kilbi osa, ehk siis 2 suurt 240 ampere tunnist AGM-akut, Victroni Multiplus inverterlaadija 12-3000, siis hunnik kaitsmeid, suuremad 12 voldi kaitsmed, väiksemad 12 voldi kaitsmed, 230 kilp, massililiti, akutaseme jälgimise seade, peakaitse, sõiduaeg laadimine, päiksepaneelide kontroller ja siis on hunnik erinevaid rileesi, harukarpe asjade ühendamiseks ja igast kõike muud. Nendest seadmetest siis ilmselt põhiline on Victroni Servo, mis siis võimaldab kogu süsteemi omavahel kokku siduda, pluss ka eemalt monitoorida, pluss, kui me vaatame korra siia poole, siis sellega tuleb, see võimaldab paigaldada ka Victron Touch ekraani, kus siis saab ühe ekraani pealt kogu elektrisüsteemi infot jälgida. Praegu ei ole väga palju vaadata, aku on täis, mingisugust tarbimist
inverter kompenseerib, aga siia saab ka näiteks ühendada erinevad veetasemed, gaasitaseme andureid, ehk siis praegu puhta veepaak on pooltäis, musta veepaak on täiesti tühi, siia saab ka erinevaid tempsensoreid ja kõike muud panna. Ehk siis see on nii-öelda siis selline infoekraani pool. Pluss, mida me seekord tegime esimest korda, on, et me lisasime siia ekraanile ka kõik vajalikud lülitused, et ei tekiks mingisugust koledat lülitute paneeli. Ehk siit saab kohe välja lülitada kõik 12 voldi tarbijad, tuleb täpselt kohe kustu. Siis siin on võimalik panna musta veepaagi soojendused sisse, puhta veepaagi tühjendused, musta veepaagi tühjendus. Peaks olema kuulda, ekraan liigub, pluss veepumba lüliti ja ühesõnaga kõik muu vajalik. Et asi näeks vähe viisakam ka välja. Ja viimane osa ongi siis veesüsteem. Siia sai siis tellitud erimõõdus puhta veepaak, umbes täpselt 70 liitrit, kui ma nüüd valesti ei mäleta. Idee oli siis, et kõrgus oli väga täpselt paigas, laius tahtis võimalikult vähe ära kasutada, ehk siis puhtalt, et liitreid maksimeerida, sai siis erimõõdus paak tellitud. Siia juurde siis Carbesti veepump, Carbesti paisupaak, 2 kollektorit soojale ja külmale veele. Nende point on siis peamiselt, kui ma ei tea, vannitoas kraan lekib, siis köögis saad sa endiselt edasi kasutada, et kui kuskil teel oled ja ei viitsi või ei ole tööriistu, et asja ära remontida, siis saab lihtsalt ühe kraani kinni keerata ja eluga edasi minna. Boileriks seekord Truumat Herme 5-liitrine boiler, mis siis töötab 230 pealt, pluss kui üks hetk läheb paika ka diiselpuhur, siis ka see saab vett soojaks ajada. Ja viimasena on siis põhjaalune paak, mis sai ka umbes täpselt 72 liitrit äkki soojustatud paak. Samamoodi elektriliste tühjenduskraanidega, paagi soojendusega, paagi torude soojendusega ja ega seal muud ei olegi. Praegu on lihtsalt paak all ja siis kui klient saab vannitoad asjad sisse, siis saab ta sinna torudega ära ühendada ongi kraanikausi eravoolu, duširuumi eravoolu. Et neid me hakkab praegu tegema, kuni taas ei ole 100% kindel ja täpselt teada, kuhu asjad tulevad. Okei, selline see ehitus sai, selline see video sai. Loodetavasti video meeldis. Mingid küsimusi on elektrisüsteemide, paneelide, soojustuse, mille muu osas siis andke märku ja mis siis muud kui järgmise korrani. Tšau!